Tere taas! Rohevärk alustab. Tänaseks teemaks on meil, kuidas soodustada kodanike rohepööret. Äsja lõppenud COP26 Glasgow's Euroopa Komisjoni Fit for 55 initsiatiiv, riikide taastuvenergia eesmärgid, lugematu hulk arengukavasid ja nendes sisalduvaid lubadusi, kõik need räägivad riikide kohustustest üht-teist või kolmandat asja teha. Ning alati, kui tuleb jutt mingisugusest saavutamata jäänud eesmärgist või luhtunud eesmärgist, siis minul vähemalt tekib küsimus, et aga äkki räägivad asjadest valed osapooled. Meie majanduspoliitilises õigusruumis teevad investeeringuid erasektor, kodanikud, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, kogukonnad. Riikide ja avaliku sektori ülesandeks laiemalt on nendele investeeringutele kaasaitamine ning mõnes kohas ka turutõrgete ületamisele kaasaitamine teatud rahaliste vahenditega. See ei saa ühelgi juhul olla nii-öelda loll rahakülv helikopteritelt, see lihtsalt põhjusel, et esiteks meil ei ole selleks piisavalt raha ja teiseks see oleks õnge asemel kala ulatamine, mis iseenesest ühtegi probleemi selle juures nii-öelda ei lahenda. Seepärast võtmeküsimus on, kuidas kaasata Eesti inimeste tarkus ja loovus selliste investeeringute tegemiseks, mis rohepöördele kaasa aitaks ja ühtlasi looduskeskkonda säilitada aitaks ja elanike heaolu aitaks kasvatada. Ning seepärast oleme seda teemat täna arutama kutsunud kaks meest. Esiteks Eesti esimese rohevalla eestvedaja Lääne-Harju vallavanema Jaanus Saati, kes äsja lõppenud kohalike omavalitsuste valimistel väga tugeva mandaadi oma seniste tegevuste jätkamiseks sai. Ja teiseks, Eesti innovatsiooniprogrammi Accelerate Estonia juhi Mikk Vainik, kes muuseas apolitical.co ja World Economic Forumi poolt sel aastal maailma 50 enim mõjukaima avaliku sektori innovaatori hulka valiti. Ja esimeseks küsimuseks tänases diskussioonis ongi, et kuidas motiveerida kogukonnad ja kohalikud omavalitsused investeerima, et riiklikud eesmärgid täidetud saaksid, kohalike kasu kasvaks ning loomulikult looduskeskkond säiliks. Mikk, mis sa ütled? Esiteks aitäh kutsumast, teiseks rohepööret kui suurt tervikut, mida on väga raske kasti või karpidesse panna, on võrreldud oma mastaabi poolest sellega, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, aga ja siis oli nagu selgelt ette antud mingisugune hulk peatükke, mida iga riik peab täitma selleks, et saada sellesse rikaste või tublide ilusate klubisse, kus me tänaseks oleme juba 17 aastat vist olnud. Et mina hinnangul rohepööre on midagi hoopis muud, sellepärast, et esiteks ei ole niimoodi, et 1. juunil, aastal 2022 on järsku rohepööre igal pool nagu kohal, et ta rullub pigem lahti meie ees ja ta ei tule kindlate reeglite alusel, et lihtsalt täidame reeglid ära ja siis oleme viksid ja viisakad, nii nagu eestlastele meeldib, et peab aru saama, et tulevik saabki olema päris tükk aega ebaühtlaselt jaotunud ja ma arvan, et see, et kuhu rohepööre jõuab varem, millisesse valda või millisesse valdkonda, kõige rohkem sõltubki, et kus on hetkeseisuga kõige tugevam kogukond, kõige tugevam ettevõtjate punt või mingisugune muu naturaalne eelis, mis võimaldab, olgu siis energeetikas või biomajanduses või ringmajanduses või mis tahes rohepöörde aspektis jõuda kiiremini esmaste tulemusteni, mis on paljulubavad, mis inspireerivad teisi kogukondi ja niimoodi ta väikeste mullistustena hakkab aina suuremaks kasvama. Et see ei ole selline ette antud reeglite kogumik, vaid see ongi meie endi kõigi disainide, mis teeb muidugi ülesannet palju raskemaks. Aga premeeritud saavad olema need, kes
kõige esimesena ja kõige julgemana pihta hakkavad ja oma kodukandis, oma ettevõttes, oma ettevõtete grupis defineerivad, et milles see võimalus võiks seisneda, sest kes esimesena nii-öelda mäele jõuab, saab oma tõde kuulutada ja siis see tõde tõenäolisemalt levib ka teisteni. Ehk siis peegeldades su juttu, paranda mind, kui ma eksin, rohepööre ei ole midagi sellist, mis saabub meile kuskilt. Rohepööre on see, milliseks me ta ise kujundamine enda elu paremaks muutes, teatud kriteeriumi küll arvestades, looduskeskkonda eelkõige, aga siiski eelkõige see, milliseks me oma elu ise püüame elada. Ja teine nii-öelda märksõna sellest võidavad need, kes kiiremini sel teel alustavad. Absoluutselt, et see on kindlasti see koht, kus tuleb haarata härjal sarvist ja ise juhtida seda protsessi oma eelistuste, oma võimaluste kohaselt. Jah, see lai raamistik riiklikest eesmärkidest on olemas, aga ta ei ole kaugeltki nii kinni kirjutatud kui mõni teine suurem ühiskondlik protsess, milles me oleme läbi tulnud. Ja, Jaanus, sina rohevalla kontseptsiooni eestvedajana oled nii-öelda hands-on, käed juures asjade sees. Mida sa Miku jutu peale ütled, kas see on nii ja millised, ja kui see on nii, et me kogukondadena ise neid võimalusi endal loome, siis on see nii lihtne, kui see sõnades tegelikult paistab. Kuidas see teie kogemus seda kirjeldab? Et tegelikult see nii ongi, et ma olen Mikuga nõus, et see algab kõik meist endist pihta, et ei tasu jääda lootma seda, mis nüüd riik on otsustanud või kuskil Glasgow's otsustateks, et kõik algab ikkagi meist endist, et see, kuidas mina igapäevaselt oma käitumisharjumisi siis muudan, et on see siis prügi sorteerimine või tarbimise vähendamine, et ei ole mõtet jääda lootma, et need suured eesmärgid kunagi jõuavad meie valda, meie inimesteni, et siin ongi, et tõesti, me oleme Lääne-Harju vallas teinud asju teistmoodi, et nii-öelda sellist rakendanud altpoolt üles juhtimist, mitte nii, et ülevalt poolt alla öeldakse meile midagi. Et aga siin on hästi oluline roll, et omavalitsus, vallavalitsus oleks seal kohalikul tasandil eeskujuks ja näitaks ette, et kuidas võiks ja motiveeriks ja toetaks neid kogukondi, kes tahavad nende muutustega kaasa minna. Ja sealt see kõik algab. Te olete tegelikult teinud päris erinevaid projekte. Ma olen teie kogukonna ja üldse valla tegevuste nagu jälgija ja ma näen neid asju natuke nagu kõrvalt ise nendes sees olemata. Oskad sa mõne sellise edukaima kogemuse jagamiseks eelkõige näite tuua, mida siin teistele eeskujuks tuua, sest ma püüdsin su jutust kinni hästi olulise noodi, et see kogemuste jagamine, õppimine, eestvedamine, see on nii-öelda selle rohepöördes või üldse oma elukorralduse muutmises nagu kriitilise tähtsusega. Oskad sa mõne sellise konkreetse asja välja tuua? No, meil on hästi teravalt praegu päevakorras siis see toidu raiskamise vähendamine, eks ole, et meil kogukonnas tekkis mõte, et paigaldame ühe toidukapi ühte asulasse ja nii-öelda tõsta sellega siis kodanike kogukonda teadlikkus sellest, et kui palju me tegelikult toitu raiskame ja kui palju tegelikult me suudaksime toitu säästa. Ja see kapp pandi paika, läks pool aastat mööda, inimesed läksid sellega kaasa, tulid ka kaasa sellega kauplused, kes ei olnud võib-olla algselt nagu nii lahkelt nõus toitu jagama, aga täna on meil valda paigaldatud siis 3 juba pilootkappi, mis siis toimivad päikeseenergia kaudu ja see mõte on läinud lendu. Ja mis on, meie oleme siis nii-öelda aidanud seda kogukonda nii-öelda seda projekti ellu viia, natuke finantsiliselt toetanud, ja sellest piisabki, et need asjad lähevad lendu. Just. Et me tegelikult jõudsime nüüd selle asja sisu juurde ehk, et mida konkreetselt me saame teha ja Lääne-Harju vald kahtlemata selles küsimuses on hea näide. Ja mu teine küsimus haagib tegelikult natuke sellega, mida me juba rääkisime, milliste mudelitega asju edendada. Sa rääkisid, kuidas teie Lääne-Harju vallas asju olete teinud, altpoolt üles, kohalik omavalitsus võimendab, on aktiivselt kaasas. Eesti on küll geograafiliselt väike, aga samas erinevused piirkondade lõikes
on väga suured. Olete nõus? Ses mõttes sama mudel, mis töötab teil, ei pruugi töötada Ida-Virumaal või Kagu-Eestis. Ja siit nagu see küsimus, et kas need mudelid, mida me ühes, teises või kolmandas valdkonnas nii-öelda rakendame kuskil, peaksid olema universaalselt üle Eesti või tuleb neid kuidagi kohandada siis erinevatesse asukohtadesse, proovida täiesti erinevaid mudeleid. Kuidas sinu arvamus nii-öelda reaalselt põllult sellega tegeldes ütleb? Tegelikult toimivad küll, et sama see toidukappide teema, see võib olla täiesti, läheks lendu ka Ida-Virumaal, eks, aga siin ongi just see, et see altpoolt üles, et see inimene, kogukond peab aru saama, miks seda tehakse, mitte see, et me paneme lihtsalt kuhugi mingisuguse kapi või mingi asjad, aga et see teadlikkuse tõstmine, et me näeme tegelikult ka enda rohevalla teekonna näitel, et kui raske on tegelikult see inimestesse tekitada see käitumise muutmine või see teadlikkuse tõstmine, et kas või hea näide, et meil, kui meie ise vallavalitsuses alustasime sellist rohekontori projekti ja kuidas me seal püüdsime siis tarbimist vähendada, siis kui palju see tegelikult oli seda vastasseisu ja seda vastasseisu oligi just sellepärast, et inimesed ei saa aru, aga me liiga tihti me eeldame, et inimesed saavad aru, et ja nii-öelda see rohemeeskond läheb selle asjaga kaasa ja eeldab, et kõik lähevad kaasa, aga tegelikult ei ole, et sa pead indiviidiga väga personaalselt suhtlema ja selgitama talle, miks teatud asju tehakse. Ja võib-olla Eestis on ka see, et jäädakse kinni võib-olla nendesse dokumentidesse, tehakse väga mahukaid tegevuskavasid, strateegiad, eks, et tegelikult teeme reaalseid asju, et nagu meie Lääne-Harju vallas teeme, et ärme jää nendesse teooriatesse kinni, vaid teeme praktilisi asju ja sealt see hakkab minema. Teadlikkus oma kasust, teadmine, arusaamine oma eeldatavast kasust on see, millest te mehed mõlemad räägite ja te olete nii-öelda reaalselt seda põllul läbi katsetanud, sa ütlesid, kui raske see on. Aga kuidas te olete saavutanud selle, et kogukond kaasa on tulnud läbi nende konkreetselt? Tõsi, neid projekte vist ei ole liiga palju seni olnud, eks ole, need on mõned ühe käe sõrmedel või kahe käe sõrmedel. Aga kuidas sa nagu iseloomustaks seda, kuidas te selle, kuidas ma ütlen, teadlikkuse suurendamise, kasu selgitamisel olete saanud? See on läinud raskelt, et alustasime selle rohevalla teemaga 2019, eks ole, ja tegelikult ongi siis täna võib-olla võime öelda seda, et me oleme jõudnud mingisuguste tulemusteni, inimesed saavad aru, me kasutame kõike võimalikke meie kanaleid, kus me siis räägime nendest roheteemadest ja see paraku on ikkagi nii, et kui sa igas vallalehes ikkagi tood need roheteemad lauda, siis inimestel hakkab ühel hetkel see külge, et ka mina ise olin ju täiesti keskkonnakauge inimene, et ei sorteerinud prügi veel 2019, aga järjest see peas hakkasid asjad muutuma, eks, et ja loomulikult ikkagi see omavalitsuse eeskuju, eks ole, et me oleme seadnud endale eesmärgiks näiteks iga aasta meie ühiskondlikule hoonele paigaldada päikesepaneelid ja nii edasi ja järgmise aasta eesmärk on meil just see, et me toetame siis meie korteriühistuid sellise oskusteabega ja projekti juhtimisega, et ka nemad läheksid nende roheteemadega kaasa, alustades siis ka päikesepaneelide paigaldamisest majade katustele. Suur tänu. Mikk, sulle sama küsimus, et kas katsetate erinevate mudelitega, võtta üle siis nii-öelda juba toimivad asjad, lühidalt, mida ja kuidas sel ja järgmisel aastal nüüd oma tegevuse kavandades saame me nii-öelda rohepöördele kaasa aidata, mis tähendab tegelikult enda elujärge parandada looduskeskkonda säilitades. Millised võiksid olla need mudelid või üldse tegevusmallid? Ma arvan, et juba mainitud kohaliku omavalitsuse roll on tegelikult märkimisväärselt oluline, sellepärast et kohalik omavalitsus ongi ju kohaliku elu ja soovi nagu peegeldaja ja ta on selline võimestatud peegeldaja, sest tal on selleks ette nähtud ressursside kohalikul tasemel erinevate mudelite katsetamine on kindlasti üks viisidest. Et mina olen väga tugevalt seda meelt, et olgu see kohalik omavalitsus või riik, et kui neile mingisugune ülesanne delegeeritud, siis ongi sellisel põhjusel, et üks või teine perekond või pisike kogukond või leibkond või isegi ettevõte on liiga väike üksus, et seda piisavalt mugava riskitasemega teha, et sellepärast avalik sektor
kohalik omavalitsusministeerium ongi selleks, et juhtida neid riske ja võtta seal neid mõnes kohas madalamaks või mõnes kohas võib-olla võtta hoopis riske juurde. Ma kindlasti ei tahaks ette kirjutada ühte, teist või viiendat nagu katsetamise mudelit, sest ma olen ka päri sellega, et tegelikult olulised aspektid on nii Lääne-Harjus kui Ida-Virumaal kui Võru kandis nagu sarnased, et me tegelikult keegi nagu nii väga eriline ei ole, et üks, mis kohaldub siin, ei saaks sarnastes aspektides olla nagu korratav, et majandusministeeriumi vaates me loomulikult otsimegi koostööd selliste katsetuste ja mudelitega, mis on skaleeritavad, mida saab eesrindlikemates kogukondades läbi katsetada, näidata kätte võidud inimestele, ettevõtetele ja siis stimuleerida neid samu ettevõtmisi, kellega me koos neid katsetusi teeme, et nad rakendaks seda ka teistes valdades, minu poolest ka teistes riikides, et me suudaksime Eestina kätte näidata mingites konkreetsetes lõikudes, kuidas rohepööret teha just nimelt niisugust turgu loovalt või turutõrkeid eemaldavaid. Ja katsetamise mudeleid on ju maa ja ilm, et alates sellest, et tõepoolest kohalik kool ja ettevõte haldavad ühiselt koos vallaga mingit päikeseparki kuni selleni, et kuidas stimuleerida mingis piirkonnas piisavalt hulka siis maaettevõtjaid kasutama rohkem biopõhiseid väetiseid või selleni, et kuidas võib-olla kuni siis riikliku tasemeni välja, et milline nagu regulatiivne motivatsioon luua näiteks oletame, et toidujääkide vähendamine mingites valdades mingi mudeli järgi õnnestub, et siis see võiks ju nagu parima praktikana olla kohaldatav ikkagi juba ka riiklikul tasandil. Just. Janus, Mikk juba ütles, et eesliikujad pikas plaanis kindlasti võidavad. Teisest küljest on eesliikuja alati kõige keerulisem, sest ta nii-öelda puhastab seda rada vanadest harjumustest, võib-olla ka isegi mingid regulatsioonid. Et mida teie nüüd igapäevaselt selle rohevalla initsiatiiviga tegeldes või neid konkreetseid projekte ellu viies kõige suurema takistused te nagu kogete või millist tuge või ka abi siis kohalik omavalitsus koos kogukonnaga taolise initsiatiivi edendamisel nagu vajaks? Kindlasti üks on see rahaline pool, eks ole, et kui me võtame ka näiteks päikesepaneelide paigaldamise, eks ole, et siis on ikkagi suhteliselt kallis ühele hoonele paigaldada, eks, et ja kui me tahame, et ka näiteks korteriühistud ja eramajad läheksid selle kaasa, siis et võib-olla seda tõuget juurde anda on kindlasti see rahaline pool siin, et meid kõiki ikkagi motiveerib see kasu, eks ole, olgu siis omavalitsus, olgu siis eraisik või ettevõte, eks ole, et pigem võib-olla see roheline või selline rahaline pool ikkagi sellele asjale, eks, et loomulikult, mis võiks olla nagu stardiks, et nii-öelda anda saada sealt nagu koha pealt minema, eks, et sest me näeme täna ikkagi seda, et miks ei minda nende näiteks päikesepaneelide paigaldamise kaasa, et see tasuvusaeg on väga pikk, ala 10 aastat ja esmane investeering on suhteliselt kallis ja üks korteriühistu, kus sul võib-olla on 60 korterit, eks ole, ja võib-olla mitte kõige paremal elujärjel inimesed, eks ole, siis me ei saagi sealt selle edasi, siis me jäämegi nagu selle nurga taha. Mikk, aga siit nüüd Januse juttu jätkates, raha on arusaadavalt see väljakutse, aga ma mõtlen seda, et kui me siin üheskoos tõdeme, et kohalikud kogukonnad, kohalikul omavalitsusel on tegelikult rohepöördes määratu roll, nii-öelda eestvedav roll, nemad teevad tulemuse, me oleme muidugi ettevõtjad siin ära unustunud, aga nad on ka liiguvad suhteliselt nagu paralleelselt, aga kohalikust kogukonnast, kohalikest omavalitsusest rääkides, siis võib-olla äkki on siin miskit sellist, mis me peaksime ka oma maksukorralduses nagu muutma. Lihtsalt selleks, et motiveerida neid, kes tegelikult tulemuse toovad. Ütleme sinna siis vahendeid saama. Kuidas sul tundub nüüd kiire repliik? Ma
ei ole maksuekspert, aga samas ei ole mul ka mingisuguseid, ühesõnaga ma arvan, et see on ka koht, kus saab mudeldada ja katsetusi läbi viia. Kas see avaldab soovitud efekti või ta pigem loob mingisugused fiktiivsed eeldused ettevõtluse arendamiseks. Võib-olla see on siis selliste pilootide või mudelite, testmudelite katsetamiseks täiesti eraldi mehhanismide loomine. Ma arvan, et oluline on mitte endale katsetamisel piiranguid ette kirjutada, vaid et mõelda nõnda, et kõik on võimalik, aga et see tuleb siis korraliku metodoloogiaga läbi katsetada lihtsalt. Tänan. Daamid ja härrad, täna rääkisime kodanike rohepöördest ehk kuidas seda soodustada. Ja meie rohevälgu juttude esimesest saatest peale tänaseni on läbi käinud see kasumõte. Inimesed peavad aru saama sellest kasust, kuidas see neid nende kogukonna elulule kaasa aitab. Oluline märksõna selle juures on teadlikkuse kasvatamine, kogemuste jagamine ja sellest me täna rääkisime. Oluline seejuures on, mida Mikka ütles, et erinevate mudelitega katsetamisel ei tohi endale nii-öelda see mudelite ülesseadmisel piiranguid luua. Me peame kirjeldama soovitud tulevikku sellisena, nagu me tõesti seda soovime ja siis püüdma neid ühtlasi ellu viia. Ühine märksõna tänasest jutust on see, et tulemuse toovad kogukonnad, kodanikud, eraettevõtlus ja koostöös riigiga tuleb need sellised soovitud või sellised mehhanismid, mis sellele kaasa aitavad koos luua. Selline oli rohevälg täna, uuel korral uued jutud.